Tervitus teitele. Ei, ma usun nüüd küll seda ennustamist. Messi juba ütles, et jälle veebruari keskel too lumi läinud ja kevade tuleb ühna Riigikogu valimistega sältses. Ei, no see muidu teile teine järg, kinnele see kevadu, kinnele kostumine. Ja kui sa arvad, et maa pole oma rehendusi teinud ja maa ei tea, kes Toompeale peesib, siis sa eksid. Ei, ma mõtle ikka seda medevalimise ringkonda, mis Hiiumaal, Läänemaal ja Saaremaal oo. Nõnda, et mõnele mehele ja naisterahvale võiks juba preetlile tõuse pesta. Aga ma seda muidu välja ütlema ei hakka kinnele. Lase mätsivad veel 6. märtsin edasi. Ega sool ei ole ka seda mitte raske ennusta. Kui sa lehtest loed ja seda kirjaridade vahelt ka ikka muistad vähe välja nokkida. Sest vaada, kui sul ikka ei ole mitte ette näite, mis sa seal siiamaani teinud oled Riigikogus, ega siis ei ole ju mõtet suurt lootust piruga juurde pääsemises ka panna mitte. Aga kui muidu midagi muud tehi ei ole, võib ju tühalt samati karata. Sooja saab ekka. Aga nenda palju ma siiski ütle, et sennega peab rehkendama, et Saaremaal on sama palju eeli kui Hiiumaal ja Läänemaal kokku. Ja see on juba ajalooliselt sedamoodi välja kujunenud, et ega nüüd saarlane hiidlasele oma eeld anda ei kähta mette ja vastapidi samati. Läänemaa, seal toimedavad kõik oma ette, muidugi sealt võib nõnda kui saarlastel, nõnda ka hiidlastel siiski midagi pudiseda. Aga ma arvan, et valimiste koha pealt polegi mool midagi rohkem öelda. Ja kui valimiste jäuskond preet peaks lahti menema, siis olema oma vanamorid ka kohe platsis, medel on täpselt teada, kinne meie oma eelega parlamenti saadame. Aga see kõik on siiski selle kõrval tühine asi, mis väljamaal tehtakse, kui sa nüüd televiisorist vaatad ja lehtest ka loed. Egiptuses on ju ermuh möll lahti. Nõnda, et kivid lennavad ja tankid on tänaval ja 300 inimest on juba surma saanud. Ja kõik seneva Mubaraki pärast, kes peaaegu et jälle 30 aastat on president olnud ja egatsugude tehingute pealt erpsast raha oma tasku ajanud. Ja pere peale muidugi ka midagi jäutanud. Taal pidad olema midagi 10 miljardit dollarit. Ta naisel 4 miljardit. Ühel pojal on 17, teisel pojal 8 miljardit dollarit. Ja kokku teeb see 40 miljardit dollarit. Mehune raha unik see on. Ma jälle tegi sii pisis rehenduse ka. Et kui näituseks mede riigieelarve opreet midad üle 94 miljardi krooni, ehk siis 6 miljardit eurot, ja Mubaraki varandus kokku 30 miljardit eurot, siis me ei saaks siia Eestis 5 aastat nii ja ta ligemiste rahaga rahulikult elada. Aga siia üks konks juures. Nende vara on enam jäänud väljamaad ja ma tahaks teada, kes see vetab, mitte keskid. Vana ise õiendas siia veel kolmapäeva hommikuna, kui lehed kirjutavad oma televisioonis rahva kallal, kui lollid ne pidad olema. Ja naist oli juba Londoni lennujaamas 97 kohvriga nähtud. Ja naine ta oli poolest saadik inglise verega. Ja siis on vana varsti järgi ja oogid kõik. Medel ei ole siin mitte midagi muud kui hinge pidada, sest bensiini end hakkab kindla peal tõusma ja musulmaanid tulevad aga täie rünnaga Euroopa poole. Ja ma ei imesta mitte üks pärm. Õnneks mu silmad seda ei näe. Kui siin 50 aasta pärast Toompea ees platsi peal Riigikogu omadel vaibadük pölvede all ja kõik rahvasaadikud 5 korda päevas kella eline peale peed Mekka poole oma otsasist vasta maad peksvad. Ja nõnda, kui Riigikogu esimees on poja valmis teinud, võtab see valitsemise järje üle. Kadrioru loss ehitakse mosseeks ümber, Toompeal pantakse ka kuppel peale ja mingit suust valimiste kampaaniat enam päris tehti ei ole. Ja sa sust jälle plära, nagu ma sii keskid tasu ja sulest eile Hiiulehtes lugesi, sest asja pole ka enam vaja lugeda. Sotsiaaltoetusi annab Allah, palkast ei ole õpeteldaris tõsta, sest ne on enam jaud ja medel naiste rahvad ja senne pärast nende rätikuga nüüd suu uue usu järgi kinni tõmmad. Nad ei saagi rääkida. Lastele jagatakse pühakiri või mis mood nad see nimeidavad. See antaks nendel kätte pähe õppida ja kennel on pees, sennel on tasutu kõrgem haridus ka kohe kee. Ja bensiiniaksiisi ka ei ole.
sest jälle nafta tuleb toru kaudu otse Aafrikast ja sii pole muud kot jälle töötaga autos ümber. Ja riigilipul, meidän riigilipul se on sinimustvalge küll, aga sii on kina pool kuu, nenda täiskuud, mis jälle meidän meeled preed ka vähe segamise vahest ajab. Seda enam ei ole. Ja ei ole medel mitte ainult Soome kööks ja seesama, vaid ekka midagi sõsust, mis moslemi ingeärdeks teeb. A Soome koos ennegid poolest üks ja seesama, sest see loo ju ka sama Peale Lapimaa muidud, mis on veel kuidad moodi oma iseseisvuses häilidanud, sest jälle sõsuse külmakäde kaamerid viia ei saa. Nenda kui ta sülida ta tattipidi maa külges kinni justkut läheb käti otsas. Ja kui sa nüüd mõtled, et maa ajab lära ja sõsunas ei saa ilmaskit juhtuda, sul võib õigus olla. Aga teine asi, mis ma ütle, mool ei ole mitte midagi mingitsust uskuda vastu. Allas ega üks toimedab oma südametunnistuse järgi, tehku seda siiski oma kodu, senne koha peal, kus vana jumal nad elama sätend. Ja teise külje pealt, mis nende valimiste viga siis medel nenda kangest joo. Siis antakse ju lubadusi ja ega siis seda ei saa ju ütelda, et kõik täitmata jäävad. Ühna palju tehtakse ka. Näe, üleeile hakkas meil hiinlaste kalendri järgi jänese ehk valgekassi aasta peale. Ja kas sa tead, mitmed valimist medel 12 aastasesse mahtuvad? 99. aasta kevadel olid kõigepealt Riigikogu valimist, senne järgi sügis ja kohalikud valimist. Siis hakati 2001. aasta jälle presidenti valima. 2002. aasta sügisi tulid uued kohalikud valimist. Talv läks mööda, lumi sulase ja hakkastki 2003. aasta Riigikogu valimist. Näh, järgmise ehk siis 2004. aastal hakati juba Europarlamenti mede inimese valima. 2005 sügist tulid kohalikud valimist. 2006 hakkasime jälle presidenti valima. 2007 aasta kevade uued Riigikogu valimist. Näh, senne järgi sai siis esimese pitkema inga tõmbamisaja 12 aasta joosul, ennem kui 2009. aasta pidime jälle uued näud Europarlamenti valima. Ja igavaks ei saanudki kuidagi moodi minna, sest 2009 ja sügise tulid kohalikud valimist. Näh, eelmine aasta 2010 läks enam vähem rahulikult, tänav aasta jälle ühna 2 valimist, kevade Riigikogu, sügise presidendi valimine. Nenda tuleb 12 aasta kohta 13 valimist. Ja ei aida midagi, ma pean hiinlastele ettepaneku tegema, et nad oma loomakalendri ka 13 aasta peale ümber teeks. Siis oleks medel ega aasta üks valimine korraga. Olga neng Allah sõnuga. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. Mu käest on mitu inimest nüüd küsinud, et miks sa, Karla, pole midagi jääteest rääkinud. Aga nende on obesti nagu Vesisaare ja Hiiumaa vahel trassi peale tuli ja see teise päeva kohe kinni panti. Selle ajaga ma pjõuagi midagi ütelda. Näi, kui ma ütlema hakka maaeg siis lolli juttu, sest autod mulle ei ole mitte ja kui ka oleks, äga ma tohi siis oma mõistusega hakkada Saaremaal sõitma. Ma pea isegi poodi minegu jauks vanamuri käest luba küsima, mis siis veel pitkemast otsast rääkida. Sennepärast ma arvan, et olga see jääde ja asi ikka nende asjameest otsusta, kes senne koos külma ja kadagatega valmis on teinud ning millast tökkepuu tohib eest teeveta ning millast see kinni peab olema. Muidu too igatsu kuljaspeesid, kes juba ammu üle käinud Hiiumaa ja mandri vahetki, kes predkid proovivad autost vesilennugi tehja. Aga ennem muistuskuju ei jõua, kui 4 ratast ühe korraga merepõhjas ning kalade alli argipäeva vähe huvidavamaks aitavad tehja. Aga mede praegune olukord ja pitk talv annab egas pool tunda. Ma käisi sii kärdel poodes, vanamur käskes mätt paramat leha osta, kus oleks peale palja tai vähe pekivaalust ka sees. Ma tunnistasin tükki aega paari karbonaadi tökki, millel pitkast olemisest nurgad juba ülese poole olid kerkinud. Näi, ma arvan, et elusest peest pidi see siga egal juhul sinist värvi olema. Ei, mul oleks aitanud sedas ka, ma senne koha pealt prätt ei ole, sest ega ta siis sand pole mitte, aga kui sa vanamuri paned. Oleks ma sõsust tükid kodu viinud, siis oleks ma õhtu pidanud koos koeraga nende juures urisema, kummal suurem õigus süüa on. Sennepärast ma läksin teise poodi ja sealt ma saime staris. Ja oli ka ja odav peelekauba, võt sedasi.
Et jutt see juba korra autode peale läks, siis ma pea su käest nüüd küsima, kui sa automees oled, et kui oska tee seleta, mis tähendab sõsun asi, oota ma kohe ütle. Ma kuulsin ühe päeva televiisorist sõsus ütlemise nagu manuaalteraapia. Oota, mismoodi sellest peab aru saama? Teraapia, ma tea, seda vares sõnades tehti peale küsit ning see tähendab ravi. Ja manuaali ma tea ka selle järgi, mismoodi automehed rääkivad. Kennel on manuaal käigukastiga auto, kennel automaat. Manuaal on sellega selge, et see on sõsun asi, kus sa jälle käsil pead ise kallal käima, muidu ei ole tast mättolku. Kas manuaalteraapia on nüüd käsitsi ravimine? Kui joo, siis ma saa sellest aru. Mis see automaatteraapia siis on? Vaata, sii võtab mõistuse kenne. Oose mead nõukest tohterdamist, mis ühna automaatselt käib nõnda, et arsti pole tariskid ja sa saad sennegi see hakkama. Et nõnda, kui sa perearsti numbri võtad, näidab telefon soo numbri seal ede, arvuti hakkab tööle, laseb soo haigust kõik pilguajaga ekraani pealt läbi ja keskid ütleb automaatselt automaadi eelega, mis ust tablettist sa kui mitu korda päevas võtma pead. Mis soole jälle käigus ässe panevad nõnda, et sool pole muutkut gaasi vajuta. Ma küsis igaks juhuks vanamori käest ka, et mis asja see manuaalteraapia tähendab, sest ta sõpranna oli ju ambulantsis registratuuris oli vastavõtja ja jutu järgi targem veel, kui arstid ja haiged kokku. Vanamor vaadas mind alt kulmu ja et ta kohe pole vastanud ning moogi eest nobesti küsis, et kas ta vanamees ise nende lihtsate asjade peale ei tule mitte. Vaata, siis oli mul selge, et vanamor vaatamata oma lõpetamata ambulantsi haridusega seda kaamet ei tea. Ma tegi sõita näu pähe ja ütles, et ei tea jah, sest ma ei ole haigemas rohkem olnud kui 14-aastaselt, kui mul 2,5 kopsupõledik oli. Küll vanamor katsus ühti ja teise pidi mul selgeks tehja. Seda hullemaks asi muu jaoks läks nõnda, et mul olid varsti kõik need tehendust segamisi. Ma lõi piuga läksi tasakesi arvude juurde, et jo seal ikka mätsenne kohta öeldu too. Paningid selle manuaalteraapia sisse ning seelt juhatas mind otse maid Tallinna diagnostikakeskus lehe peale, kus oli kirjas, et Mede taastusravikeskuse spetsialistid pakuvad kvaliteetset füüsio- ja manuaalteraapiat kombineerituna erinevate tehnikate ja meetoditega, mis on arenenud Euroopa riikides laialdast rakendust leidnud, teaduslikult pühendatud ja väga positiivse ravi tulemusega. Ei, asi hullemaks läheb. Vaata, nüüd on egatsugu kombineerid tehnikat ka veel juures, justkut avameeltselt abielust raamadust. Siis ma otsis seneva pöörsõnade raamadu üles ja vaatsin seelt. Vaata, ning seal oli mustvalgel, et oogid käeline käega tehtav. Asi kohe selge, et see on midagi masseerimismoodi asja. Ja sen oli veel juurde pantud, et piimanuaalne on siis, kui võib ühna 2 käega tehja. Senne üle ma peed vaevama ei hakanud, ma arvan, et joo see on siis nende mis nad on, biseksuaalide jaoks või mis. Ma ütles siis vanamorile ka, et sii pole midagi üle mõistuse, keiko selge, mis see tähendab ja ütlesin muidu taale ka. Vanamor kerkis ja tegi täiesti üllatud näu pähe ning ütles, et seda ma ju ennem soole kogus aeg selgeks katsusi tehja. Muidu too see kätega ravimine. Ma ütles, et vaata ei ole, sest kerjudad too, et seda peab 1 käega tegema. Kui sa 2 käega teed, siis on asi juba biseksuaalne. Vanamor pole julgunud mu peale vist vihasta ka mitte, sest ega ma ega päev sõsust sõnu ei räägi mitte. No joda ega see, et ma ole ikkagi põhjalik uurimise töö teinud. Ja vanamor küsis, et mis see biseksuaalne sii juures tähendab, kus sa sõust lollust lugest. Ma ütles, et võõrsõnade raamatus ja internetis oli kirjas. Vanamor käskis mul omal ka näita, kust ma targemaks sai ja ma näitsi ka. Ei, ma oli juba arvestanud senega, et ega see mul eest ei lõpe ja ei lõpend ka, sest nõnda, kui vanamor silma peale sinna veskas, kus ma arvutist vaatasin, keris ta oort otsa ringi ning ma kuultsi, et mu mõistus pidi kinni olema nagu lillapliiatsi pulk Johanna Tagumekkus. Ma oli see suur reaktsiooniga rehendanud ning itsidasi oma ette veel tükk aega. Aga kui ma neid arstide sõnu ennem vaatsin, siis jäi mulle meele veel üks sõna nagu akupunktuur.
mis eesti keeles on öölravi. Aga mis asja see auto juures peaks tähendama, võda seda ma ei tea. Kas ei tehtaks akul mingisugust tuuri või see teiste sõnadega aku laadimine, võda ma pea Juhani käest menem küsima ja joma siis ka, kas tal oli ikka see asi selles kohtas, kus vanamor ütles. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus täitile. Tead sa? Ma hakkasin inglise keele kursustel käima. Sellest saab varsti juba 6 aega. Ja tead sa, miks jauks? Seda sai arvu ilmaski tee. Aga see oli sennepärast, et detsembrikuu sees lõpetati Eesti Laulu konkursi peale lugude saatmine ja 1. veebruarist hakkas poolfinaalid peale. Jo sa nüüd aru saad, miks ma inglise keelt kibekiiruga õpi. See ju Eesti Laulud enam jõud kõik inglise keeles. Ja kui ma sulle täpselt ütle, ma vaatasin internetist järgi, siis neljapäeval oli üleval 20 laulu ja nendest olid eesti keelseid 9 tükki. Nõnda, et ma karda, et kuigi ma inglise keelt hoolega õpi, ei pesta see mitte üks raasmu olukorda, sest ma ei jõua tundis nõnda palju õpetajale järgi rääkida, kui medesolistid inglise keeles eest mõistvad laulda. Vanamori jaoks oli mu inglise keele õppima hakkamine üks jälle suur nali. Ega hommikul, kui mulle otsa vaadas, ütles kohe good morning. Ma ütles selle peale very nice ja sedamoodi medepäev algaskid ja algab reed ka. Sellest pole taris rääkida, et kui ma poodi lähe, siis vanamor hiilib ukse peale järgi ja hüüab palju häälega. Hello, vanamees, see you later. Ja ma ütlesin selle peale goodbye. Ühe hommiku pani vanamor mulle südame peale, et ärgu ma manni käest inglise keeles saia mitte küsigu, sest kõigepealt ei saa mann aru, ta poska inglise keelt ja kui ta ka aru saaks, siis sõsust sõna inglise keeles ei olegi. Nendel on kogus aeg leib ja mustast leivast teedvad nad sama palju kui metsega merekaardist. Et inglaste jaoks on leib bread ja sai o valge leib ehk white bread. Ma ütles selle peale vanamoril, et sool olekski kõik see õigem bread white olla. Mis sa lõksud, et see on inglise keele otsas. Ma käi oma kursust ja vaat siis vaadame, kumb medest sellest paremini aru saab, mis televiisurist Discovery kanale pealt tuleb. Selle järgi ütlesin ma talle sorry ja läksi Kuuri Kervele uut vart tegema. Mis Eesti Laulu konkurss kui kõik on võõras keeles. Aine 5 ja siiski mõnel laulul on ka olemas ja nendel see kiha kräkib ka miheste muusikarütmis kaasa. Aga kui ma ikka aru ei saa, mis ta mulle ütelda tahab, siis see laul on ju paljalt sojaauru välja ajamine. Moo jaoks vähemalt küll. Sellest on ju ennem ka pitkalt ja mitmel korral räägiti, et eesti keelset laulust jääb ikka vähemaks ja ehk nagu Võru vanamees ühe korra ütles, et popsu jäävad ikka arvembass, aga see pole mitte laulmise kohta käinud, aga passib siia juurde, millest ma räägin just najaste. Aga nüüd, vaata, see on 4 pommiga televisioonis. Seal neid ju kogu aeg tutvustakse neid Eesti laulust. Seal olid ühna lapseohtu lauljad välja toodud. Kes need tüdrugud olid, kes laulsid, võtta, see pole mulle meele jäänud, see va produtsent või mis selle nimidus on. See oli täte Jaani vähene väsu. Ja teed sa, süda läks ja läks, muudkuid läks sojaks, kui laul sõsuste sõnadega peale hakkas, et unemati, tule toppa, paneme tatti, unemati, lase alla oma latti. Ja vaat, siis sa tead, et Mede Kalevite kangus ei ole kuskise poole kadumas ja laste sündimine läheb ega päevaga ikka kõvemasse plussi, kui noored juba sedamoodi laulda mõistvad. Ja teine asi, mis ma ka lehest lugesin, see oli ikka ühna suur ülladus ja ma arvan, et nende jaoks ka, kes pole lugenud ja nende jaoks samati, kes pole kunagi lugema õppinudki. See on see, et 1/3 venemaalastest usub, et päikes käib ümber maa. Vaata, mingisugune uurimise instituut oli Venemaal sõsutuse jälle küsitluse korraldanud
Ja see, et 32% arvab, et päiges ümber maa klodib, ei olegi veel midagi. Sest see instituut on see küsimust ennemalt ka esitanud ja tuleb välja, et viimase 4 aasta jooksul on sedamoodi vastajate arv enam kui 4% punkti jagu suuremaks läinud. Kui vaada sedas läheb, siis usub terve Venemaa varsti, et mede planeet oogid ühe koha peal ja päiges muudkui jäurab mede ümber. Ja nüüd pane tähele, ja need, kes ei arva, et päiges ümber maa pöörab, või teeb ikka, et maa käib ümber päigese, nendest veel 14% on jälle täitsa kindlad, et maa teeb tiiru ümber päigese 1 kuuga. Mismoodi nad seda ette kujutavad, kui saagid seda ette ei kujuda. Sest sa ju tead, et maal läheb päigese ümber tiiru tegemisest terve aasta, et kust me siis need aastaajad muidu tulevad. Vai ei tea, maa pole kaua Venemaal käinud. Kui see loogid sedasi, et nädal aega on kevad, selle järgi nädala jagu suiaega, siis jälle sügist nädal ja talvet nädal ning oogid kuu läbi ja kõik hakkab kevadega jälle uuesti peale. Aga siia kõik suurem asi jälle moetegijatele rätsepadel. Vaada, nendel läheks siis nööl põus ikka ärmba tuliseks. Sest nad ei jõua suvekleiti veel valmiskid, kui peab juba sügise sessiooni peal hakkama mõtlema ja talveriiede moodid jäävadki tegemata. Aga senne moega jah, on küll seda moodi, et ei mina ega sellest äge mitte midagi. Ja kui ne 3 kondist kokku pandud tsirkleid lava peale tulevad, kinne sellised klotado selga aetud ja seda moodi astuvad, et soolo kogusaeg erm, millast ta jala ise omale ette paneb. Vaata, siis ma vaada ennem lapselapsega multifilmi kui sõsust moedemonstratsiooni. Ja kui ma nüüd ütlesin, et maa ei jaga moest midagi, siis ma vähe valedasi ka. Sest maa sai enne moeasjanduse oma jaoks juba mõtukümmend aastat tagasi selgeks, kui ma veel kekkis tööl oli ja ühe päev Vambule pödermedel rääkim toodi. Noored ju sõsust meest ei mäleta enam. Ta ise ju Vambule kaamus olnud. Ta oli omal ajal ju kogu aeg televiisoris tegi seda välispoliitika kommentaari. Ja ma oli üsna imestanud, kui ta moest rääkima hakkas. Ja ma arvas, et nüüd on midagi segamisi läinud. Või siis teine võimalus. Vaata, ta oli oma ilmas palju ringi rändanud, nõnda palju, kui siis väljapool lasti. Aga see on mul meeles, et peale Bulgaaria, kus omal ajal terve NSV Liit 3 korda oli käinud, oli ta siiski üsna palju neid maasid ka näinud, kus mei sooga poleks mitte pääsenud. Ja ma siis mõtlesingi, et ta hakkab medele nüüd sennest rääkimist teiste maade naistel selga soo. Ei, ta rääkis, mis asi see moo too ja moole jäi sõsun tundmus, et ega ta ise pole ka mitte kõigest aru saanud, sest miks jauks ta muidu mede käest oleks küsinud ja küsimine oli sõune, et teie olete kindla peale näinud sõsust mantlid naiste selges, kus vöö külgede peale kinni õmmeldud ja vöö otsad tulevad pool viilit ja üle naisterahva tagu otsa ja senne koha peal, kus nad kokku saavad, on ermva suur nööp ja see on senne koha peale jälle omakorda kinni õmmeldud, kuhu alla jääb siis üks teine koht, kus nööp ei ole, kui sa must õigest aru saad. Ja nüüd ta küsiski, et kas me ei teame, miks jauks peab naisterahvand nööbi otsas istuma. Ja kui kiskid teedis, siis oli ta vaid ja et ma pole teadnud, siis oli ma ka vaid. Ja et Vambule pole ise ka mitte teadnud, siis mul enam meeles polegi, et mis asja ta veel rääkis. Igastahes jäi ma senne koha peale kinni, kus nööp oli õmmelt ja õhtu oli mul korra pealt selge, et moed ja kõik, mis asi senna juurde käib, on üks klõrdi asi, millest täitsa mees mitte mida teadma ei peegid. Sennepärast toogid mul täitsa ükskõik, olga ne versatsid või armjannid või mis tahes, moe üheks loojaks ehk siis isaks on mugav riie ja moe emaks on puhas riie ja oogid kõik ja all right ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Mis sa nüüd ütled? Päiges pressib päeva juba räästast vee välja.
Ega sii pole kaua oota. Veebruar juba poole peal ja sii lubas kesked ilmaennustajad märtsis on 5 päevaga lumi läinud. Ai, seda ma ei tahaks mitte uskuda, sest 5 päeva jauks on see siiski liiga palju. Ja kui see vesi ühe korra kuppudama hakkab, siis me ei peame Johannega mannipoodi menemisi jauks paadi vetma. Abre toju iidlast ka kuppu juure saanud ning mandrimehega ühes aukraadis, sest jee on medel nüüd maantee pitkenduse teinud ning Sarvelt Rohukülas jo peaaegu sama palju maad kui Kärdel Teltermaal. Ainult, et sõitmine võtab rohkem aega, sest ega sa mere peal paaruta ei tohi. Seal on kirjas, et 70 kilomeetrit tundis ja käik ning sa pead vahe ka 250 meetrit hoidma. Nõnda, et kui soo eessõit ja vaardi vähemaks võtab, siis on selge, et ta hakkab mobiiliga rääkima ja soole ei jää ka muud midagi üle, kui pead telefoni võtma ning kodu helistama, et käik läheb kenasti. Aga see ühenduse pidamine on ikka selles talves meite jaoks ega erva vaevaline olnud küll. Ma nägi Kärdel ühe päeva augusti ja ta rääkis, mismoodi ta mõni aeg tagasi Tallinnas põlveliiges operatsioonil käis. Ei operatsioon läinud kenasti ning arstid kerjutas ta reedahta välja, kus teil võtnud muidu tükki aega seledamist ennem, kui tohtrid aru said, et tap saa ju koju menne, sest vanajumal kihudanud just vee Taani väinedest välja ning praam ei ole mitte lumesahk, mis merepõhja kanali lükaks, et liikuma saaks. Kus teil antud siis veel 3 päeva pitkendust koos ka manduga Olga esmaspäevaks läinud. Ja kusti oli iga söömakorra aeg, kus keed korra kokku pand, et kõik see vägevam vee tagasi aeks. Vaada, sellest saab iidlane aru küll, et kui üks asi on 20 sentimeetrit pitk ja sealt jääb 1 sentimeeter vähemaks, kui sa muust õigesti aru saad. Aga kui 1 sentimeeter jääb 5 meetrist vähemaks, vaada siis sellest ei ole võimalik enam aru saada. Või jo Rohuküla ja Eltermaa vahel merepõhi tööste nõnda selleks sövendat, et nii kui 1 sentimeeter vesi alla laseb, on laev oort põhjust kinni. Vanajumal oli kustipalvet muidud kuulda võtnud ning Väinamere see vett juurde lasin nõnda, et siis üks patusingegi iidlen ikka õhtaks Vanamori kaitsu saaks. Olga senne, kuidas kustikannatust pole sennega veel lõppenud, nii alles algast. Vaada, eks tal on hea meel, et kodu saab. Lasi ennast ühna taksuga Tallinnas bussijaama viia. Buss oli ees, kusti küsis pilledi kööpu välja. A bussijuht ütles, et tal seda õigust ei ole, ta saab ainult Kärdeni müüa. Kusti oli senne ka rahul ja sõit läks lahti. Arude vahel hakkas haigema ja toit ennast tundma andma, Eks kusti oli sahmimisega ei unustanud, et kui mees haigemäest välja kerjutakse, siis peab mees oma seest kõik haigemäest saadud asjad ka nõnda ütelda oma seest välja kerjudama. Ja nüüd ei jäänud muud üle kui kannatama. Kustil tuli tukk õnneks peale ja kui ta siis kange valuga ühe korra üles ärkas, säras ümberringi kõik kusti ehmada see, ooda äkkist Tallinnast tagasi. Ei olnud, see oli siiski Rohuküll sadam, mis nüüd kangesti moodsaks teheto. Isegi, et bussijuht pole teednud, kus poolt pilleti osta saab. Tegi aga ringi ümber ja teedustas siis, et inimesed peavad ise pilleti ostma, sest buss ei lähegi üle. Ja nüüd sai siis kusti koos teiste passasiiridega aru ka, mis tähendab parem teenendamine, kui autod ja inimest kõik võrdse too. Ja pilleti õuest läbi luugi lõua lögisedes käde sai, sest külm oli 15 kraadi ja tuul andis sennele veel 5 pögalad juure. Kusti pani siis padavai 2 kotti ja kepp uue sadamoone poole leekima, sest põhja alt eelöömiseni oli jäänud veel loetud minutid. Uus hoone oli seest kina küll ja kuigi ühtegi inimest seal ei olnud, põles siiski, et ega inimese kohta vähemalt 20 perni. Kemmergumärgid passid ka jaasti käde ning Kusti meil hakkas just rööpseks menema, kui ukse peal pisis selti nägi. Avarii. Kurraamas, ja teine uks, mis invaliidi jaoks mööldud, see oli samuti lukkus. Mis sa nüüd teed? Kusti pani siis 1,5 praami poole minema, aga see laskis veel autost maha ja ega kiskid laevale ei pääsenud. Ja kas praam ikka läheb, see polnud ka äkist enam kinnel. Kusti ähvardanud siis, et teeb uniga üsna aparelli peale. Ja see mõidus ning, et laevamees mõistlik mees oli, lasi Kusti laeva. Kui Kusti Kemmergu jõudis, siis kostis kuskis poolt õrna muusikat ja Kusti mõtles, et vaata siida nüüd 70 aastat selgas, kunstliigest teeb küll haige ta hinges, sösune kergendus ning rahulolu, mida ei oleks ilma nende hädadeta osanud tundagi.
ja see on ju egade pidi suur hoolitsus hiidlaste eest. Aga nii rambad ei taha ju sellest mitte aru saada. Juba jalad kendlelt Kodusaare peal kobis Kusti bossi ja küsis jällegi pileti käppu. Bossi juht teadustas, et Kärdelt kaugemale ei saa. Ei saa, siis ei saa. Kärdel oli bossi ja muidud pime ja lukkus ning Kustil ei jäänud muud üle, kui naabrimehel helista, kes talle kööpust vasta tuleks. Ning sennega tuli veel tund aega ootamist ning jälle tuulegee külmedamist juurde. Autos olid siis Kusti ja Alex jõudnud Sõsusel järeldusele, et jutu järgi ju firmad ja igatsugu ametit teinud kõik senne jauks, et hiidlasel hea oleks. Aga viga hakkas juba sealt peale, kui Jumal maa ilma ja Hiiumaa lõi, sest Saaremaa tuli pärast seda. Vaat siis oleks tulnud veesegavus Hiiumaa mandri vahel ka kooskõlasta. Vaata, kunagi olid mede president Lennart Meri Rohuküla sadamas ütlenud sedamoodi, et hiidlast on nii mugavad, et turisti nad nähja ei taha, aga raha küll. Ja Alex oli ühe õhtu televiisorist näinud, et seal räägidi Rohuküla on esimene sadam maailmas, kus keik käib nõnda, et inimest pole tariskit. Ja siis tuleb välja, et Saksa turist võib vabalt kodu istuda ja samal ajal Hiiumaal ka käia, nõnda, et peldikud võivad ju kinni jäädagid. Mis sa Sõsus jutu peale ütled? Ma muistan, mida ütelda. Kui siis ainult seda, et vaata, katsuge nõnda palju nüüd üle jääs otsida, kui vähegi annab. Ning lootma peab senne peale, et aastad ei ole mitte vennad kõik. Ju mõni õde ka sesse satub ja ma arvan, et tulevane sügis ja talv tulevadki vähe pehmem loomuga, kuid see, mis nüüd preet veel viimast vette tahab. Kuuled sa? Me on ju sus sõbrapäev. Ma ei hakka siis soovimisega midagi epudama. Sest vaada, moolos asun tunne, et need, kes sennel päeval, just ainult sennel päeval kõik see suuremad sõbrameest mängima hakkavad, nende usk peab senne koha pealt üsna kõvasti kõikuma. Nende, et oleme ka sõbrad nende sammati ja olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mis siis nüüd oo? Ilm hakkas juba kevadet näitma, linnud laultsid ka, need sa tali löidis siiskid mõned küll magradid ülese. Ega senne vastu pole ju ka midad. Katust on valged, teed on libed, a lind hüüab ega päevaga ikka mihemni pungade pohkamise järgi. Jeedam, täna on ju suur valentiinipäev või see sõbrapäev. Nõnda, et ma soovi kõikidel sõbrameestel käiks see paramad ning nendel, kes ka jälle moogu sõbraks tahtvad hakata, ehk paramad. A teise külje pealt vaada, ma teegid, mis see sõbrapäev tähendab. Sest vene aegus pole ju Sõsust asja olnud. See toodi medele maailmast selle suure laulupiuga sisse ja muu mäledamist mööda pole siis veel krooni ka mitte olnud. Poiss tuli eile ka Tallinnast kodu käima ja ma siis küsisin ta käest, et mis päev see sõbrapäev nahugne on. Ta ütles, ei, sii pole medad, ta vaadab internetist järgi. Jo sul meeles on, et me teil nõunasi ka kodu on. Vanamor sennega sähmib, ta käis ju moes salaja suurtel kursustel. Ei, ma pole ennast senne asja sisse mitte segandki. Moole aidab televiisorst ja raadiost küll ning ajaleht käib ka. Aga mida tarkust poisselt välja nupudes ning see oli muu meelest isegi huvitav. Ma räägi sulle ka, kui saab teamete. Vaata, keskaegus on Inglismaal nõugne komme, et noored mehed said kokku, kerjudest pergamendi tüki peal tüdrugute nimed, panid need mütsi sesse ja võtsid siis liisku. Ja see tüdruk, kinne nime poiss välja tõmmas, saigi terveks aastaks poisi jauks Valentinaks. Ning poiss ise oli tüdrugul siis Valentiin. Ja see Valentiin pidi tüdrugul luuledus lugema ja pilli mängima ja isegi, et praegust pidi seal Sõsun komme olema, et vallalist noorikut tõusvad 14. veebruaril ennem päikese tõusu lehtvad akna juure ning hakkavad mehi passima. Ning esimene, kes mööda läheb, sennest pidi ka tulevane mees saama. Ma ei oska sulle enne koha peal nüüd midagi soovita, sest kui sa naisterahva oled ja abielus ei ole ning umiga pole akna peal ka käinud, vaata siis tuleb selles välja, et saab saagit senne aasta mehele. Vaata, Ameerikas on jälle sedasi, et eelmist sajanda algus hakkas mehed püha Valentiinipäeval oma pruutidel martsipani saatma, mis on erm kallis, sest jälle sukur on ka kallis.
Aga peale seda, kui 1880. aastal ei hakati sukrupeedist tegema, vaata siis läks asi kohe kangesti moodi. Kõigepealt hakkas nad karamellikommest tegema ning selle järgi hakati tegema juba spetsiaalseid kommest, mille peale olid siis suured tervitussõnad ning hiljem hakati jälle neid kommest jälle papist karpi pakkima ja see karp oli ise südamkujuline. Ja kommid olnud jälle punast valget värvi, kus punane pidi kerge tähendama ja valge armastuse puhtust. Mõtle, et Joosif Rajateelel ja Imelikul oli ka valentiinipäev, kui ne kahekesti kirikaides käisid ja kompvekavitsudest. Ning Arnu Tali pole selles kordes sõbraks mitte võetud, kui sul meeles on. Ja avada sakslaste meelest oseva püha Valentiin hullumeelsete kaitsepühak. Ning sennel päeval pidid nad ehtima kõik igatsugu hullumaja telepunaste lintidega ja kabelites pidi ka jälle jumala teenistusi peetama. Nõnda, et kui sa 14. veebruaril Saksamaale juhtud ning mõne sõsuse maja näed, mis su kerjused lentist täis ning õhupallist täis, siis sa võid kindel olla, et see on hullumaja ning sa võid julgest sesse minna. Ja. Jaapanis on jälle sõsun komme, et sennel päeval pidi ka midagi magusat kinkima ning kõige rohkem kingitakse sokulaadi. Ja ühte kokku pidi sel valentiinipäev enam ja olnud meeste jauks olema, sest mehed pidid naistest isegi rohkem kingitusi saama. Ja Taanis oli jälle seune mood, et saadetakse üksteisel kuivatud valget lilli. Kas see tähendab nüüd seda, et Neo Suisse saati koskes pool raamatu vahel olnud, nad vanasti singid pandi, kui sul jälle meeles on. Või toodaks ne siis lillepoodist, lastaks läbi paberi triikmassina alt läbi, vaat selle kohta ei ole mitte mätkeris olnud. Aga tuleb välja veel sõunasi, et see valentiinipäev ei ole midagi igaspoolne ta sõbrapäev. Sest vaada, nad poiss mulle internetist välja luges, oma ilmas üks sõsun riik, ka, kus sõbrapäev ehk siis nende keeli tähendab see kõikide armunude päeva, see on täitsa e-keelat. Ning see riik on Saudi Araabia. Ning kes jälle keelust üle läheb, see saab nõuks rahatrahvi, et nad paistetab. Ning see on valentiinipäeval kõikides poodides keelat müüa plüüsist, karust ning muid vidinad, mis selle päeva kokku käivad. Isegi lillepoodis ei tohtivad punaste roosidega kaubelda mitte. Jamaikas pidi valentiinipäevapidu nõnda torm olema, et eelmise aasta oli ühes kuurortis sõsun pull maha peetud, et noorpaar seisid altari ees ühna alasti ning peale sõrmuste pole mitte mäed muud ümber olnudki. Ma rääksin vanamorili ka, mis selles päevas ikka maailmas tehtakse, aga ta pole muu jutu peal medad arvanud. Ma katsus siis uuesti, et vaada, mis Jamaikal tehtakse. Ja ta põrudas mool, et mis sa vanamees oleks tahtnud ka õpetajas kottis kõlgutada või. Ma tsäie, miks jauks ma jälle nüüd sulle ommaste vale ei? Ma räägin, mis teised tegevad. Vanamor ütles, et ta teab küll, et mul seust asjad meeldivad. Et kõige senne jutu peale tal senne sõbrapäevast üsna üks käik, üks klõrdi asi on jälle välja mööldud. Kui siis ähk noorde jauks. Ne ju vetvad kõik asjad mujalt maailmast üle. Televiisoris pole ka muud, kes aga laulma hakkab, see hakkab kohe muusika järgi tagumikku ning suud inglise keeles veenama. Risti inimene ei saa midagi aru. Katsu siis sõber olla või vaindlane. Ning teise külje pealt läheb kaardi saatmine ega aastaga kallimaks ning vanamar ütles, et kui ta peaks kõikidel sõprannadel tahtma ühe korraga patsakem soovist ümbrikusse panna, siis on see pintsitõus, mis 1. aprillis juurde tuleb kohe lõind. Sen järgi võttis vanamar oma jutu kokku, et ta ei tea omast siis sõbramat kedast ning aidab sennestki, kui ta omale mida soovib. Ma katsus siis veel korra, et sool ju seeva internet ka ja see pidi tasut olema, kui sa kuskil pool kirja saadad. Senne peale ütles vanamar, et ma pidi ikka tänapäeva tehnikast täitsa loll olema. Et mannil, milvil, juulil internet ei ole ühelgi sõbrannal mitte. Siis ei saa ju midagi saata ka. Jah, ma oli senne muidu tee unustanud ja talle jäi jälle õigus. Ma soovisin talle siiski tead sõbrapäeva, ei ole ma vastust saanud. Ma soovis siis omal ise sõbrapäeva ning läks õue vaatma, mis sel tehja annab. Aga soole ka sõbrapäeva ja olga ning.
Külakarla mõtleb. No tervitus teitile. Ei, asi läheb, aga ega päevaga, mis valimiste aeg lesemale jõuab, ikke poisimaks. Ja sellest on veel vähe, et asjamehi senne valedirektori või mis ta tooli peal toodakse ja katsugu sukapailat külge pantakse ja hakka ka õigust rääkima. Aga tõsi on muidu see, kui vähest siiski tõtt julguvad tunnista. Enam jõud visatakse kohe pööse televiisoris näidas ju. Leitakse kõiksugust vabandusi, mis tähendab, et soolo ikka midagi varjata. Ja senest endisest politseimehest Anveldist, kine vanaisa suur riigi kukutaja oli, vaat senest ma saa üldse aru. Kui tal ne nipid teeda, mismoodi see valedirektor tuleks tehja, miks ta teesis mitte? Tein siis see tolaks, et see olekski eikä nenda keerand, et need, kes järgmisena sinna elektritooli oleks istunud, need oleks võinud ükskõik mis asja suust välja aeda, aparaat oleks kõik tööks tunnistanud. Ja me siis sennest, kui sa ka küsimuse peale jah ütled ja aparaat oleks selle eiks pidanud. Su vastus oleks vale olnud. Sennest poleks ju eikä mitte midagi olnud. Sest sa saad ju pärast tagasi ajada, et ei ole õieti küsimusest aru saanud, et näed sa kuramas, ma pidigi seda moodi vastama, keel vähe väärates, või siis seda, et ma ise kahtlesi ka või ükskõik mida. Sest sool hoius huu põigide nena all ja sa saad asja ikka otseks aeda. Aparaat suga hiljem ei saa ju vaidlema hakkada, sest nenda, kui sa otsa seinast välja tõmmad, enne kutupiilu selma all ja muistus ühe korraga otsas. Ma avaldasin Vanamoril ka arvamust, et ma poleks mitte kartnud seal vastama hakata, mu südametunnistuse täitsa puhas. Senne jutu peale kukkus Vanamoril kardul poole kooremise peal põrmandali ja ma sai kohe aru, et ullemad valedirektori kui mu oma Vanamor ei olegid. Ja siis ma sai. Ma pidi olema nenda rikut ja sõsuni jutu vaunik, et ühel valedirektoril hakkavad peale esimest küsimust juba klemmid suitsima. Neid peab vähemalt 2 tükki olema ja 220 voldiga pole see midagi tehja. Senne jauks, et mu käest tööt käde saada peab vähemalt tööstuse vool olema 380 volti. Ja kui küsimusi ka veel liiga palju tuleks, siis ei pea ükski massin mu küsimiste ja vastamistega vasta. Ja siis ütles Vanamor, et mu jaoks kõik see õigem valedirektor ta ise, et ta ainam leiutis, kes mu krotskid pidi läbi oskam nähja. Ma katsusin küll vähe sõna vahelaed, et kõik oleneb ju küsimusest ka. Et kui egatsugu intiim asju hakkadaks pärima, siis on selge, et ma pean valedama hakkama, sest kes sõsustest asjadest ju ilma rahvale kuulud. Vanamor kinnitas senne peale, et ta teeb niigid kõik mu üle ei saa löömist mille peale ma ütlesin nopeasti, et ei tee sa midagi. Ja Vanamor oligid võiduröömse näuga, kui põrutas. Näed sa, jäitkad vahele. Ma teedsi, et ma kõike ei tee mitte. Mis sa ütled? Mängiskid muuga sennegi jälle üle. Ei, ma pani suitsu edeleks ja õue. Jää muidu jälle millegagi vahele. Vanamor ulgas veel järgi, et joose minema. Ega sa ise oma eest ikka kuskis poole ei joose. Ei, ma pole joosma hakanud, ma võtsi käde ja hakkasi poe poole minema. Seal pole kidad olnud peale manni. Ilm küll, kes see hakul enam jälle poodis käib, need reisud tehtakse ju umiga poole vähemasti medel maalus õune kord. Ja mann oli nenapidi arvudis, ta oskab senne ka mida tehja. Nad ju oma Vanamoriga seltsis kursustel käisidkid. Seda ma olen sulle rääkinud, mismoodi ma pole aru saanud, miks jauks Vanamursi mõni aast tagasi 6 aega ega umigu kellu 11 me aegus kodund välja läks, omal jutt nõuk, et ma lähe korra vaada poodi ja tegelikult läks hoopis poodi kõrvalt uksest sisse, kus vanast hoiukassa oli. Ja nüüd juba 10 aastat on seal suur i-täht üleval, see tähendab infopunkti, seal nad seda arvudid õppestki. Mannitsides poodis ja luges mulle ka, mismoodi ju sõsust küsitlust nüüd tehet, kus su parteiline kuulumine senne järgi kindlaks tehtakse, mõsuse poe ukse vahelt sa sisse käid. Nõnda, et sa ise seda ei teagi, mõsuse erakonna poole sa ojad ja senne järgi valimistel muidu teeledad ka. Ja tuleb välja, et maksimas käivad need, kes Keskerakonna pool teeledavad. Vaat ei saate seal Saaremaal veel hakkama, sest teil on üks õunepood olemas,
Aga mis me Hiiumaal pean tegema? Siin nad lubast juba 2008. aasta lõpus Maxima avada, aga siiamaani tegevad selle platsi peal käikse valjama teelt märtsikuus ees Käinamaante kassid. Tuleb siis välja, et Hiiumaal saagid keskmeeste pool teele, et poodi pole. Ja need, kes käikse rohkem reformi tahtvad valida, need peavad nõnda kui siit nõndaga Saaremaalt Tallinna sõitma, sest Prismat pole mitte kummagi Saare peal ja Sõsuses poes pidi just reformimees käiks rohkem käima. Laari omad jälle, need pidid Selveris käima ja sotsiaaldemokraadid käiks rohkem Aasia ja Konsumis ja Maxi Marketis. Ja Rahvaliidu omad, need jällegi Krossi kaubamajas ja K-Marketis. Sõsust nimestki pole siia kuulda, kus sa siis veel valima lähed. Aga käiks lõpus on rohelist. Need pidid enamalt säästumarketis ja turul käima. Ainult roheliste juures on mu kahtlus, et nad ei käi turul ega säästumarketis mitte sennepärast, et raha vähe, vaid sennepärast, et säästumarketis, see meil siin ka ju olemas, on kogu see aeg egatsugu juurikaid ja säästmine käib ju nende meeste ilmavaatega kokku. Aga eesa siia hakka kohe oma järeldusi tegema mitte mingitsuste asjade pärast, sest Sõsusele küsitlusele oli vastuse andnud ainult 677 inimest. Vot nõnda palju saime Manni juurest targemaks. Ma pakkusin Mannile ka, et tule kaasa, paneme sind ka vale direktori alla. Ta küsis, et kust ma Sõsus aparaadi võta. Ma ütlesin, see mul üsna kodu olemas, 2 silma pees ja suuga põigite nena all. Mann lõi põugu ja ma hakkasin kodu poole tulema. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Teed sa ka, et medel hakkavad kärredel säästumarkeedid tegema? Jah, ja ma usu, et sennega me ei lähme saarlastest hede, sest mede pealinnas on juba 2 Konsumit, siis on Selver, siis on Mereagentuur ja kui veel säästumarket ka juurde ehitakse, siis on 5 poodi, kus müügib enda ühe Kärdlalinna elaniku kohta vähemalt 3 korda rohkem kui Eestis keskmiselt ja ma usu, et Kuressaare ei saa siia ka mitte medel vasta. Ning 6. pood, mis ta nimi oligi, see oli see Maxima. See pidi juba vist eelmise aasta jõuluks valmis valema. Aga peale möödet maatükki ning elektrikaabli pole seal mitte midagi nähja. Ja eile, kui ma Kärdel käisi, siis ma vaatasin, ei saba pole ka mitte olnud. Kas see Maxima üldse tuleb ja millast ta tuleb, vaata see teedmata. Aga ostjadel, siis on muidu mehine valik ja ju ennad peavad ka alle kukkuma. Ainult ma karda seda, et kui valikut on nii heaste, siis tuleb jälle nendest puudu, kes valivad, ehk medel ei jätku käikide poodide jauks inimesi mitte. Neid peab hakkama mandrilt praami ja bussidega ja Saaremaalt samati sesse vedama, et poodist üleval hoida. Teine võimalus on muidu ka. Vaada, Kärdel on 3500 elanikku, kus jäme otsa pensionäride käes, kes moodustavad, kui nüüd peenimalt ütelda, mede inimkonna parema osa. Vaata, siis peaks tegema sedasi, et käik Kärde inimeste jagatakse poodide vahel ja Sõsus süsteemiga, et ühe nädal tohtivad 200 inimest ainult Selveris käia, teine 200 Konsumis ja 200 säästupoodis. Ning kui nädal täis saab, siis tehtakse vahetust. Need, kes ennem Konsumis käisid, lähtvad säästumarkedi alla, sest seal peab ju kaup odavam olema. Ning ülejärgmise nädal on jälle teistsugune vahetus. Nõnda, et kes nädal aega odavamat kaupa ostnud, peavad nüüd hakkama toidukraami eest jälle ühe nädala joosul rohkem raha välja andma. Ega ma ei ole seda välja veel täpselt rehendanud, mismoodi ja need soodustused asjad käima peaks. Ma usu, selle jaoks on kaubandusega tegelijad targemad. Aga ma või jälle tuua sul Sõsus näite, et kui ju meil pisistaksi päevad, kus kaupu alla hinnat ja neid kaste ja käikkohad täis, nõnda, et sul pole poodi ees ratta jaoks ka mitte ruumi. Vaata, siis võiks ju olla ka lolli hiidlas ööpäevad, kus poodu kogus aeg lahti ning odavad kaupa muudkut veetakse juurde. Ja sennepärast ma ikka imestan, mis moodi Mede külapood ehk Manni pood omadega välja tuleb. Ja ma ei teagi, oda siis täitsa Manni oma või oda natust mingitsuguse poegeti lüli või oda mõlemad. Aga siiamaani oda hakkama saanud. Kuigi kõrvaldu kõik asjad ei kadunud. Hoiukassa, mis vanasti oli, see oli ammu juba i-punkt, kus sa internetti saad vaata. Siis oli postkontor, kus poolt pinsijaasti käde sai ning kui sa sealt postkontorist välja tulid ja kõrvalduksest sesse läksid, said poodis oma kroonid kinasti ölle vastu vaheta.
postkontori asemel tehti mingisuguse Tallinna firma kontor. Mõne korra oli seal kidad värvid noorikud ka Hermkalli autoga ja mandeedes nüüd rääkida, et see firma oli eelmise aasta pankrotti läinud ning praegu pole seal muud elumärki, kui et külapoisid on 2 tükki hakanud sesse veskanud ja lumeangu ka telefoni peale tuiskanud. Aga mannipoodis on ju kõik elutarvilikud asjad olemas, isegi süütevedelik, millega iseennast võib ka grillida. See on ka majapidamisasjade riiulis. Ja poodos asun koht, kus sa kõik uudised kuuled. Sa saad nõu küsida ning teistel ka vähe õpetust jagada. Ühe päevasi oli. Ma läksin mannipoodi ja Ilda oli jälle kangest tuult täis ning õiendas manniga, et nenda kui ta poodi tuleb, ooda link kinni, sest poodis ei jätku ta jääks õhku. Ma ütles, et me sa siin laulad, mine too haigemajast oma lapniku maski hinges enne kaude. Ta arvas selle peale, et ei oleks hea, kui keskid mool üldse apniku kinni keeraks. Ma ütles, et siis saab ainult mu oma vanamoor aita, sest mu palloon ta kee. Nõnda palju, kui mulle hingamist antakse, nõnda palju antakse. Aga ma olen ennega rahul, sest ma tea, et see asi on kindlates kätes. Selle peale tegi Ilda oma jutuga kannapöörde ning kukkus kiruma, kui ohtlik on üldse tee peal liikuda, eriti veel pimedal ajal, sest autot mette ei vadagit, et inimene on ka tee ääres. Ja sellest elkurist ei olevat mitte mingisugust muud kasu, kui et meelitab külakoerad ta peale aukuma. Ma ütles siis, et ma anna sulle hea sooviduse, mis tee peal käimise jaoks kõik see parem, see sul teeb mõnusaks selle käimise ja sa ühtegi auto tänu kartma ei pea. Ilda jäi mulle viltuste silmtega otse vaatma. Ma sai aru, et ta siiski kangest tahab teada, mis nõuse see sun on. Aga vaada, et Ildal on tagumiks sõsun, mis täismehe tõsiseks vetab, siis ma ütlesin taale, et Ilda, sa lase Johanen omal taha kabariid tuled panna. Siis sa oled heasti nähtav ning ega autojuht saab aru, et taal on suur takistus tee peal ees ning ta saab õigel ajal rooli kõrvale keerda. Nõnda kui ma lõpetasi, pani Ilda poodist sasusuvardiga välja, et tõmmas kilekotiga Johanil, kes just sesse tuli, jope nööbi eest tee. Johan küsis, et mis see nüüd Channel sesse läks? Ma ütles, et jo ta läks koju tulesid kontrollima. Ja kuuled sa, tulev nädal ju medel suur aastapäev. Vaada, nad kerjudavad küll, et see ju iseseismise päev ja numero 92. Aga sii peab siiski mu meelest 50 aastat maha lahudama, sest senne aja olin me ju pöliti. Aga see on hea, et televiisoris siiski ülekanne tehtakse. Ma juba kartsi, et ei näegi, kinnel Ilves kätt katsub. Sest presidendi proua läks siin nii väge täis, lubas vaada, et ajakirjanikud kenne panna ja telemehed ka saalist välja peksa. Aga nüüd saab nähja, mismood see asi käik koo. Vaata, sii tuleb mulle meele, mismoodi ühe aasta üks pingviin sealt vastuvõtult kadum läks. Vaada, seal ju hüütakse esmalt see nimi välja, kenne president ametlikult kutsun too. Ning selle järgi siis see, kes on abikaasa või nende samati kaasa võõdud inimene. Ning siis, kui hüüti mingitsugun saadik kuskilt sealt mede kõhu alt, kui sa maakera järgi vaadad, ma ei mäleta enam, misus riigi oma see oli, aga hüüti välja keskid Penelope abikaasaga. Penelope tuiskas Ilvese juure, aga abikaasad ei tulnud. Juba kutsudi uued nimed, aga Penelope abikaasad ekka ei ole. Ma jäi televiisori ede passima, ülekanne lõppes juba vanamoor läks voodi. Eesti televisioon lõpetas öösse poole 1 aegu roheline tabel panti uudistega ette, aga Penelope mehest mitte ühtegi sõna. Ma mõtles siis, et kui äkist teiste kanalite peale eksend. Kanal 2 tuli kella 3 aegu söösse Võsa reporteri. Ma mõtlesin, et Võsapets lõiab selle mehe kindla peale üles, aga siis tuli välja, et see ju kordus saade ning pole seal ka midagi Penelope mehest rääkinud. Väljas hakkas juba taevas vähe helemaks minema, kui 5 minuti enne 5 hakkas TV krimiuudist. TV3 krimiuudist, jah. Ma mõtlesin, et vaata, see on nüüd viimane võimalus Penelope abikaasa üles lõida. A nilput. Miet üks, Veerend 7 aegus läks vanamur kemmergu ning mool ei jäänud mood üle, kui Penelope kallis kaasa teedmata kadunuks kuuluta. Siis kerkis vanamoor äkist mo ede ning küsis, et mes kurjavaimu asja ma öö läbisi teinud ole. Ma ütles, et me sa siia õiendad. Penelopel suur õnnetus kaelas, taal kadus mees juba ennem presidendi vastuvõttu Ma aitasi ka otsida, mida te tähendad. Jähigid lõitmata. Kina vabariigi sünnipäeva soole ja Volga Neng.
Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Teed sa, ma jõudsi ühe asja koha pealt tundmisele. Vaada, nad osi juba mitu kuud jäunend, et Riigikogu meeste palka vähenda ei tohi, see pidada põhiseaduse vastu käima. A nüüd on nad siiski 8 miljardit maha võtnud ning nii, kui nad sennega hakkama said, pani osamehi Toompel ostes kohe omal jälle kollast salid kaela. Ma mõtlesin tüki aega, et miks jauks tegid seust asja ning ma arva, et ma mõtlesin välja. Vaada, nad pole medele nimitangid, et nad oma palga asemel hoopis soojust vähemaks vetsid ning kui sa peed ikka mitu tundi koha peal maas istuma ning kõiki asju senele vau opositsioonil seledama, siis võtab ju olemise viluks ning sedamoodi võib külm saada. Mismoodi sa siis vaidled, kui sul eelde ei ole? Sennest ma saa aru sedamoodi. Aga miks jauks need reformimehed kõik rohkem külma kartvad, vaat seda peaks nende omade käest küsima. Siima jää sul vastuse võlga. Aga teisest külgest see on ju suur tagasihoidlikkus ning jälle egadepidi tervidatav, kui nad küted vähemaks keerest ning rahvale polegid senest me tingand. Jo saab muidu nähja, kui kaua teised parteid jälle külma kannatavad. Moolo jälle siis hoovidus, sest kui nad seal omavahel kõik kirskuvad, siis ei aida ju teistel mitte salli kaela panna. Teised peavad ju mõned muud välja nuppuduma, sest kui jälle reformimeeste salli võib ju tahtmise juures oravasabaks möölda, ega siis keskmeestel ei sünnis asustassi kaela panna mitte. Ma pakun nende jaoks välja nõhukese lahenduse, et nad võiks omal sõsuse mütsi pähe nuppuda, kus mihin sarv külges oleks, nõnda kui ninasarvi külgid. Ning senne saab paeldega kurgu alt kinni vedada nõnda, et kõrvad on east ka soojas. Ning ega nendel polegi taris meid kuulda, sest vaada, ükskõik, mis nad infotundis küsivad, peaminister räägib ikka, kui easti medel kõik asi on ning mismoodi mede elu jooniga paramaks läheb. Isamaalastel poleged rohkem tarvis, kui laskvad omal kõik abeme ette kasuda nad nende esimesel mehelgit. Nähja juuksed võiks ka petkemaks lasta nõnda, et kõrvad sojas oleks. Ja et oleks ikka jaaste tunde kinnega tegemist, siis võiks peasi nii musta valgeks värveda. Aga mis nende lillelastega tehja? Rahvaliidu ning jälle sotsiaaldemokraatidega. Rahvaliidu meestelooju märgi peal rukkilille moodi asi, mis on enda mihin, et varjuda pühna päigese ja sotsidele on jälle punane nelginopp. Ma mõtlesin, mis nõusi aidaks anda, mis jälle sooja ka peaks. Aga kui aidab siis edamoodi, et Rahvaliidu omad panevad omal jälle sinise kaeluse pentsagu alla, nad lastelget pantakse, siis on kael sojas ning jälle värv näidab ka kinnega tegemist too. Ja sotside jaoks olema ka midad mõtlend, sest kujuda nüüd kui rahanduse minister hakkab televiisoris intervjuud andma omal tulipunan turban pees, sest turbani annaks ju kinasti nelgi õieks moodida. Ja senne võrra, mis padari jaoks rohkem riiet läheb, senne võrra läheb Nestoril jälle vähem, sest ta pea ümber mööda ju 2 korda väiksem. ja oogid rohelist jäänd. Vaada, nendega üleüldse üks isemoodi lugu, sest kui sa televiisors vaatad, siis on nad egas pool maailmas ammedis, äilase jaapanlastel vaale püüda, ega neid näiteid polegi väga kaugelt vette. Meitul on nüüd nende abiga kormuraan sõbraks ning seltsimeheks saanud ning üljes pistab soole loiva põuse, ernub naerda ning ojub menem, kui ta suverguda puruks raspeldad ning saab tohidal mõttehja. Ja sennepärast ma arva, et roheliste meeste jaoks oleks kõik see param rohelist värvi paks villan suukorv. Ojab ühtemoodi külmeduse eest ning suuga kinne. Kui ma selle asja ning ettepanekute peale mõtle, siis eks see üks plära muidu tole sa seda väga tõsiselt võta ning südamesse ka mette. Aga mu meelest peaks ju seal Riigikogus kinu muidu küll saama ning ma arvan, et egatsugu kõik klirtklördi asjade ning muude kulinade ka üks rahva poolt valitmede asemik maa peal epudama ju ei peaks. Ma ütles Oole otse, et kui ma esimese korra seda kollast salli nägi, siis käi mul jälle peast läbi, et keski toos enne mehe ammed üle võtnud, kes televiisorsi must kunsti teeb. Aga olga selle, kuidas oo, üks asi on mul veel ju südambääl. Vaada, teisipäev ju medel vabariigi 91. sünnipäev
et mismoodi sooja moosuguse tähistan päevad, kui kõik see tähtsamad, kennel vapimärgid rindas Jõhvis presidendi kätt katsut saavad. Sest üks soomoole selge. Elu ilmas maa sõsusele vastuvõtule ei peesi ja ma arva, et soolo ka sennega nilbut. Üks põhjus on muidu see, et mool ei ole mitte ühtegid medalidega ordenid, mis rõndu panna. Mool on aina märk, mis ma sai Vene sõjaväest ning seo kaardiväelase märk, sest ma teenis sukses väeosas. Ja kui ma sõsusmärgi 24. ründu pesta ning Jõhvi sõida kas või vaatme, milles president tuleb ja mis moota tuleb, siis ma saa Vene meestelt küll tere käe, aga presidendi ihukaitse paneb mu keed jälle üsna nobet selle peal kokku. Ja kui ma senne märgi kodu ette pane ning mannipoodi lehe, siis kutsub Ilda, kes Mede külas on jutu järgi, kõik see sinimust valge, mis sennest, et tal venelasega laps on, ta kutsub kapumehed kohale. Ja need tulevad ka, sest jälle Tallinna linnavalitsus on nad jälle läbi tuustinud, sel pole enam mida tuvidavat ning need lapsed jälle, kes siilu oma õiguste eest tänava peal vähe rohkem meeld julgust tehja, need ermudati ka nenda et üks hakkas peal seda alle tegema ning teine õpib uuest lugema. Nõnda, et sennest ei tule mittemäed välja. Ja Mede külas pole sõsus koera ka, kes oleks kuskil pool näituse peal köinud ning hunniku medalisi saanud, et ma saaks nii vabariigi sünnipäeva korra oma käde lainada. Ma rääkis ju vanamuril ka oma mõttetee ning tegi tal sõsuse ettepaneku. Medel ruumi pintsist jääb ka ega kuu medad järgi, et me ei võiks ju Mede küla tuntumade inimeste jaoks ise vastuvõttu korralda. Saadame ennem suurt kutset ka, et mei vanamuriga oodam teitit Mede vastuvõtul 24. veebruaril kell 6 õhta. Ja kutse too sellepärast, et naised jõuaks siis veel kärdel katsupoodis käia, sest riiedus peab ikka pidulik olema. Aga see, mis sööma asjasse puutuvad, see on salastat, nad presidendi vastuvõtulgid. Need, kes kohal tulevad, nägevad ise. Aga soole ma või anda senne retseptidi ka jälle, mis me ei pakume. Vaata, see on sedavisi, et need on makaronikäkid. Veta pool naela, see midad 200 grammi makaronist, senne juurde vett, soole, 2 tükki muna, pool klaasi koord, riivit juustu ning jahu. Keeda makaroni tee, aine läbi veski, pane siis need teised ained ka kõik juurde, tee käkid valmis, veereda muna see, mis on enne möörut, ning pane pannu peale. Ja magustoiduks on Medel piparkoogid, mikke parim aeg on juba üle löinud. See on ju sool ning mool ja vabariigilgid juba üle löinud ja häda pole mitte medad. Et vabariigi sünnipäev ja olka ning. Küla-Karla mõtleb. Tervitus teitele. Mede vabariigi aastapäev oos enneks korraks otses. Aga pole mida sandist öelda, joo see peab sedas olema, et siis on presidendi vastuvõtt ja keesurumist ja nõnda edasi ja mu meelest pole see neil pingviinide paraadil ka iseenesest ju häda midad. Saab igatsugu inimesi nähja, saab teada, kes kenne käib ning kui palju noorem naine mõnel vanamehel aasta joosul vöötud oo. Me ei vaatsin vanamorid ka ja mõned asjad peaks siiski, et Mede meelest vähe teised oleme. Panid see tähele, et me ei ole vähemasti Mederiigi aastapäeval vanamooriga ühel nõul. Et siis, et mõni asi tuleks meele tuleta, mis asjad on juskud ennemalt kokku lepid, mis nende öelda hea tava kokku ei käi ja mõni asi tuleks siiski ennem keesurumise seremooniad läbi harjuta ka. Ja kõik see pealt pidi ma menema internetist ühte asja uurima, sest kui ikka hakkas neid külalisi mäluinstituutest tulema, siis jäigi tulema. Ja vanamal küsis, et mis imeloom see mäluinstituut ei oo. Ja ma saigid otsa käde. Miks jõuks just sealt kõik see rohkem oli kutsut. Avadas enne pärast, et Eesti Mäluinstituudi asutamise president Toomas Hendrik Ilves 2008. aastal ise algatas. Ja senne instituudi eesmärgiks peab olema see, et anda Eesti kodanikudele põhjalik ja objektiivne ülevaade inimõiguste olukordast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni aegus. Aina see muidu tõigi ettevõtmine. Aga ma küsi siiski sedamoodi. Mis ülevaadet siia anda saab, kui enam jäänud kõik arhiivid on ju Moskva edasid? Mis siia nendel on jälle saladuse keelt peale pandud.
just selle koha pealt, mis küüditamise kohta käib, sest ega neid ülesandjaid pole mitte Moskvast siia toodud. Kaibjad olid ikka omad inimest ja põhjuseks ikka see eestlase vemm ja kadedus, et naabril on vedad paremini kui ta on. Aga see on muidu täitsa õige, et need paberid peevadki, et nõnda kaua luku taga olema, kui üks põlvkond eekau. Kui sa praegu neid dokumentist arudama saaks hakata ja teada, kes kaibas, no siis soi larp uuesti lahti ja okupatsiooni pol tarriski. Nüüd siis edasi. Aga nendele lugupeetud inimestel, kes kätt suruma kutsud, peab seda meele tuletama, et presidendi vastuvõtt ei ole mitte see koht, kus jäädaksegi plära aema. Ja sellest on varemalt ka räägid. Aga mis me siin nägime? 2 tükki sotroppi, kes muidu on targad ja vajalikud inimest, mees on keeleteedlane ja naine on filosoof ja naine unustaski tee, et ta pole mitte loengus ja muud kot luges ja luges aga mõlemal ilvesel sõnu peale. Mul oli see sun tunne, et järgmine paar jõudis vahepeal isegi kämmerguse käia. Ja siia on mul ettepanek, et kui president ne sotropid tuleva aasta veel kutsub, ja miks ta ei peaks kutsuma mitte, siis peaks ne omale suutropid keesurumise ajaks veel panema. Siis on ju veel sellest räägite, et palju seljaga ei sünni vastuvõtul mitte minna. Senne koha pealt läksid mede arvamust Vanamoorig vähe lahku ka, sest ma ütles, et kui on ikka kina selg naisterahval loodud, miks et või seda siis presidendil mitte näita. Aga Vanamoor jäi oma peale kindlaks, et ei sünni mitte. Me jõudsime senne asjaga justkui ühele poole, kui tuligi sõsune paar, kus naisterahvas ei olnud mitte esimeses nooruses ja kas sa usud või ei, tal oli üsna suur tükk liha kandla juurest kleidi ääre peale vajunud. Sest kleit jälle, kleiti see oli tremmis ümber. Ja vada peale sõsust pilti jähima Vanamoorik kohe nõuse ka, sest äga soo ju naisterahvast ei tea, kui nooreks ta ennast mõtlen too ja mis ta meelest tähelepanu ärata võiks. Ja see käis jälle medel mõlemil seest läbi, üks asi kohe kindlasti, kui presidendi prouale kätt pole antud. Ei, ma saa aru, et islam on sõsune usk, kes naisterahva räpaseks kuuludanud nagu seapörssegid. Ma saa aru sellest, et mei nende kombeid peame austama. Ja me ju teeme seda, kui laseme presidendi prouale seakõrvad pähe mõtelda. Aga kui sa kuskis islamiriikist juba siia Eestise suursaadikuks või mis tahes hakkad, siis sa peaks just senne maakombeid austama, kus sa oled. Ma ei kujutaks seda, kui maa läheks Iraani, ütleme, suursaadikuks ja saatkondas ütleks nende naisterahval tere ja võtaks siis ümbert kinni ka, mis me teil kallistamist tähendab. Ma korda, et mind visataks kividega sornuks. Üks sõsune vend katsus asja vähe paranda. Ta võttis Ilvese proua G, tegi jõskud annaks sennele musu, uiskas siis presidendi proua G ülese ja pani kaabet. Ja veel, et Evelin jõudis oma G pärast kinni jälle püüda. Ja nüüd see asi, mis käiks rohkem närvi mustaks aes. See, et peale presidendi paarile G andmist, ma arva, et üsna 1/3 mihi täiesti ei ole oskanud oma kohta leida, et naine õigese G vangu saada. Enam ei olnud keerdi Ilvese proual oma persega üsna sülle, ennem kui plats järgmise paari jaoks vabaks tehti. Üks Vietnami asjamees krekkis tüki aega siia senna poole, nagu luuraks tsunglis Ameerika sõdurid, ennem kui oma proual G alt kinni mõistis vette. Vanamoor ütles ka, et see on ju üks käik oma poolses ennest nässagast kinni hakkad. Pease, et sa koha vabaks teed ja mis sa seal tuigerdad. Ja see üks lugu on veel, see vada nende rahvariietega. Ei, ma tea küll, et nüüd hakatakse mind süüdistama, aga mulle see siiski ta ei meeldi. Ma ole sedas harjunud, et vada sõsuse kohta nagu presidendi vastuvõtt, selle peaks ikka lipsuga minema või tükkis mokinguga. Et Soosaare Marko muidu terand. Tal olid nüüd ka vist kirsavoid jälgas ja rääkimata Kihnu rahvariiedest. Ei, las ta olla peal. Ma paku välja, et tuleva aasta, kui Ilves ta jälle kutsub, ja miks ta ei peaks kutsuma, ühed sotsid mõlemad, siis võiks Soosaar juba ülge ka paela otsas kaasa võtta. Ja Vanamoor oli täitsa õigus, kui ta ütles, et nad võiksidki siukse tiilipiu tehja, nagu tänapäeval räägitakse. Tulgu siis käik juba rahvariiedes. Ja kui sa ennast rahvariide juba paned, vada siis pole nende sammata, et maamuud, kui pane ja ükskõik. Vaada, kui ma esimest korda rahvariide selga sai, ma käisi siis Tallinna koolis ja rahvatantsus peale kauba.
ja me käisime Ullu Toomi juubeli puhul taale tantsimas lillest viimast. Vaata, siis ma tundsin ennast alguses rahvariiede sees ühna sandisti ja teed see miks. Mulle tuli sõune tunne peale, et kas ma ole ikka nenda vääriline näid selga panema. Sest esmalt pole ne mitte Hiiumaa omad olnud, ma teegid, missuguse kihelkonna omad ne oli. Et sa pead justkui ise olema midagi rohkem teinud või Eesti rahva jaoks kudadmoodi tarviline olema, et sa üldse võid oma rahvariid selga aeda. Vaat see sun tunne oli maal. Aga ei saa seda juttu muidu väga tõsiselt võtta, sest kui sul jälle meeldib, pane rahvariided selge, mine nendega igase poole. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Jah, tervides täitele. Teed sa, mul on natus süda täis enne presidendi vastuvõtu peale. Kino oli muidud küll, keskpege huvitavad keeandmise seremooniat tuli ekraani peale äkkis teine ake ka veel, kus see poiss, kes televisioonis saarte vahel ilma varraste ja lõngatu sokki kujub ning teine suurde silmte ja püha isa eelega ning hakkas siis kahekesti intervjuusid võtma. Nenda tuli siis välja nagu Tsikärdel ühe korra oli, kus Jukul oli omal maja ja sennel oli 2 akent peel. Jukul oli naine Anni ning nenda oligi, et teine istus teise akna all ja rääkis siis jälle, mis nad nägid. Anni vaadab Kopli tänav poole, teedustab. Näed sa, taumatse tuleb randast preet oma lehmaga, udar nii piima täiset, et ja Juku vaadab jälle Pitka tänav poole ja ütleb, et Priida Mahta läheb Köstrivillu alligest vettooma ühna 2 ämbriga kohe. A siis suri Juku ja Anni käest küsid ühe korra, et me sa nüüd oled ja elad ja kuidas sa hakkama saad, et sa jähid ju üksi. Anni öelnud selle peale, et nähe käiks raskema see, et ma pea nüüd üksi 2 akna jäuks olema. Jo see ühe juurest teise juurde, me sa siia enam näed või kuuled. Ja vaata, nenda sammati oli mool ka televiisuri vaatmisega. Seal oli ka nüüd 2 akent, ühes näitas seda, kennele president kätte andes ning teises aknas käis jälle üks jutustamine. Ja mei pole vanamoorid ka kohe selle peale tund, et aknad ei jagada. Ning nenda jähiged hulka palju inimesi medel tundmata, sest presidendi kee andmise hakke oli teistest jälle tükimaad pesem. Aga ma arvan, et tuleva aasta ei maksaks sõsust lollust enam tehja ja selles küsimuses oli mei vanamooriga üle hulga aja jälle ühel nõul. Sest see oli huvitav, kes vastuvõtuloo kutsud ning kui sa lehest mõne asjamehe nime loed, siis sa need seel ta näu ka Jah, ja muu meelest oli tervise vastuvõtt vähe igava võitu. Vaata, eelmise aasta oli palju põnevam, kui ma sai ka Penelope abikaasad mööda telekanalisi otsida. Ma rääkis oli ju eelmise kordes, et ühe saadiku, kelle nimi oli Penelope, jälle selle abikaasal läks enne presidendi vastuvõttu kadum ja ma pole maagit teda umiguks üles leidnud. Ja ma ei saa aru, et kui ju pidu, siis peavad ju näud römpsed olema. Aga ne oli tänamalt jäänud kõik matta selliste muu aega. Mõni üksik, kes jälle oli moka hamba pealt saanud. Ja moodide koha pealt ei hakka ma sõna sega ütlema, sest vaata üks tark naisterahvas ütles juba et sösune öösärgi mood ei aida kuskis poole mitte. Sa peaks sa naisterahvas teedma ka, kui sa aunaste saadet oled juhtunud vaatma. Aga nalja oleks muu meelest pidanud ka olema ja ma arvan, et see koht oleks täitsa olemas olnud. Sest vaada, miks jauks hakkadi kõike neid taimest ja saladipottist Helistvere loomaparki vedama? Kas poleks õigemalt loomad ka korra tuludama tuu ja vanemuise saalis metsjad ja piisunud lahti lasta? Ne oleks ka saanud vähegi taimu, kus ja mis asja pärast 2 jalgsed ega 24. veebruari kuul jälle tegevad. Ja ne 3 lõvimes jälle ennemgi lava peal ringi lontist. Ne oleks võinud seal seda loomakarja kamanda. Teine asi, mis meile Alex teebo mede portlast olümpiamängudel. See Vancouveris. Ja vaada, nende elu rõõmus meil kogu see aeg. Lonkivad oma maa suuskadega maha, jäävad või viimaseks, aga pärast on ikkagi näud laia naeru täis. Ja ega medes me kunni hõbemedal, mis on muidu mihin tulemus, sest tee ise teed valmis ja näida pärast raja peal teistele suusataldest. See hõbemedal on siiski vähe. Sest meie oleme oma kõrgete loodustega jälle mihi ka autasustamise puki otsa ootanud. Aga mis sa teed? Mae on juba vana ning Veerpalu täitsa vana, kuigid kumbkid pole veel 40 ja neid aitaks ju tarvita küll.
Aga kõige hullem on see, et järele pole jälle kedad kasvamas. Noored katsuvad küll, vahel juhtub mõni sähvakas nendel ka, aga siis on jälle vaikus ning igatsugu haigust kallal. Üks spordiajakirjanik ütles ju välja, et medesüsteem on siia ajast ja arust. Õieti polegi seda mette. Ja jos mei kunni medal on ka terve perekonna pingutus, mette spordijuhtimise tarkus. Ja mesmood siia edasi kõik see läheb, ma ei tea ka mette. A Joosep nähja, kas Veerpalu ja Mae saavad 50 kilomeetri sõitu Soome medale moodi asjad käde ka, sest Alaveri ütles, et Mael pidi senne jaoks head eeldust olema. Ja kui jälle Kristiina oli oma hõbemedali võitmist tütre vannidamisega premeerinud, siis peaks Veerpalu ja Mae egaks juhuks ka välja vaatma, keda pühapäevata veeses aidaks pesta, senneks juhuks muidud, kui medal peaks tulema. Ja kui soomlast olid siin nädala alguse poole ühe hõbemedaliga meitega täpselt ühe pulga peal, siis nad on 2 tüki pronksi juures andi ja meid tahapoole jätnud. Aga ma karda siiski seda, et nendel olümpiamängudel jääb mede hümn mõlemil maal kuulmata, kui sa moost õigest aru said. Aga teed sa ka, et moole ei ole suusatamine mitte sugugid võõras asi. Too ma räägi soole. Sellest on nüüd umbes 30 aastat tagasi, kui oli veel sügav Vene aeg, ja siis anti medel komandu käde, et 23. veebruaril ehk siis Nõukogude armee aastapäeval tuleb rahvamatk Tehja Tahkuna, kus medel ju ka jutu järgi kanged kaitselahingud teise ilmasõja aegus maha peeti. Ja kärdelt anti Tart ning distantsi pikkus oli 15 kilomeetrit. Rahvast oli ühna hulka. Oli neid, kes suusatamisest jälle suurt lugupidast ja neid, kedast sonnidi. Ma kuulusin nende viimaste sega. Algus oli mihine. Ma tuiskas ikka teistest ka mööda ja mööda. Vaard oli sees. Sain sedasi paar kilomeetrit sõita, kui kepp vajus lörtsagati läbi lume ja kui ma senne välja tõmmasi, pole paremal kepil rõngast enam külges olnud. Ja lumepaksus oli ka midad paarkümmend sentimeetrit ja mesmoodi sa siis sõita saad, kui ega tõukumise korraga tuli keppi lume seest üsna välja keskuda. Ja ega uut keppi pole ju ka kuskil poolt vett olnud. Nenda ma siis andsi alla ja hakkasi asja üsna rahulikult vetma. Neekinest ma ennem oli möödakimand, sõitsid nüüd jälle moost mööda ja siis hakkas nee ka mööda minem kinnest ma pole mööda olnud läinud. Ja ühna märuks tegi see meele küll, aga nenda kangema oli, et poolele ei tahtnud mitte jätta. Ja varsti ma saigi temal seltsilise. See oli Iivu, kes praegu Kärde linnavolikogu esimees, ja siis oli ta keskkoolis füüsikaõpetaja. Ta jõudis ühel ajal ka mu kõrva ning et tal pole ka kuskil poole kiired olnud, siis me muudkui tulime tasakeste edasi. Kui lõpuks finis paistma hakkas ja osa suusatajad ennast olid juba kodu läinud, me jõudsime siis ka platsi. Oota seda, kas me ei olim nüüd täitsa viimased, ma ei mäleta. Aga see on mul täitsa meeles, et võitjast pole mei väga palju olnud maha jäänud, ainult 25 minuti. Ja teed sa, kes võitja oli? Sa ei tea. Võitja oli Saue Toivu, kes on eluaeg olnud kõva pordimees ja orienteerve peale kauba ning mede laskesuusataja Eveli Saue isa, vaat sedamodi. Peale seda otsustasin ma tegevpordis loobuda ja pole mul kehva tulemuse pärast kodu midad analüüsida ka olnud, nagu peale medemeeste Vancouveri kehva sõitmist ja lubadi. Täitsa ajame siis jälle pöidle toomseks põus, ähk saab siiski tümni kuulda. Olga Neng. Külakarla Mött.